Korporatsioonides kuulsime esimest korda enda eelnädalal, nimelt ma õpin TTÜ-s informaatikat bakalaureuse tasemel ja meil esimene aasta tuldi eelnädalal rääkima sellest ehk siis akadeemilise organisatsioonidest ja siis ma nägin seal, et oli üks hästi kena neiu, kes oli värvides ja kleidiga ja ta tundus hästi tore ja siis mõtlesin, ma lähen vaatan siis, mis see seal on. Ja siis ma leidsin ühe sõbranna, kellega koos ma tahtsin siia tulla. Aga kuna see oli mu esimene aasta Tallinnas üldse, siis ma muidugi eksisin ära, istusin vale bussi peale. Lõpuks hingeldades jõudsin ja kui hea meel mul oli, et siin peeti lugu akadeemilisest veerandist. Ja muidugi algus oli natuke närvis, päris ei teadnud, kuhu ma nüüd sattunud olen. No ma kartsin kindlasti, et see selline eliitsete tüdrukute klubi võib olla natuke. Hästi palju võõraid inimesi, aga kõik olid hästi sõbralikud. Midagi nii avatud ja tundus, et neil oli hea meel, et ma olin seal. Kõik naeratasid ja mind tõesti võlus see selline hästi soe ja mõnus vastuvõtt. Seda tunnet, et ma olen nüüd nagu üksinda ja ei tunne kedagi, et seda oli umbes see hetk, kui ma tulin nagu sisse ja istusin laua taha ja siis juba hakkasid kõik tutvumismängud ja kõik muud toredad mängud ja siis läkski see. Terve õhtu sai rääkida inimestega juttu, kõik olid nii sõbralikud sinna, kõik tahtsid suga rääkida ja et see oligi see, mis pani mind siia jääma. Mul kohe jäi silme ette see pilt, kuidas ma ei mäleta, kes seda esitlust tegi, aga seal oli ilusti siuke pilt nagu siuksed USA need naiskorporandid, blondid üldjuhul lühikeste seelikutega peo meeleolus ja siis oli niimoodi rist peal, et see ei ole korporatsioon. Et see mul on väga hästi meeles. Ja siis hiljem esitluse käigus saigi aru, mis Eesti korporatsioon tähendas.